Üldiselt soovitan barree akordide mängimist vältida kui vähegi võimalik. Seda saab teha näiteks kasutades kapot või asendusakorde. Näiteks fis-molli asemel võid mängida fis-moll 11, mis on natuke lahedama kõlaga ja palju lihtsam vasakule käele. Kui sul ei õnnestu barreid kuidagi vältida, siis annan sulle 3 soovitust, kuidas paremini barree akorde mängida. Soovitus number 1. Kasuta barree mängimiseks vasaku käe küünarnukki. Kui sa kasutad barree mängimiseks sõrmi, tekib sul väga suur pinge siia küljelihasesse käele ja käsi jääb kergesti kangeks. Selle asemel on hea kasutada oma suuremaid lihasgruppe ja küünarnukist käsi taha poole tõmmata, et barreed hoida. Soovitus number 2. Hoia barreega all ainult neid keeli, mis sul on vaja mängida. Näiteks kui meil on B-molli akord, siis tegelikult barree mängib ainult 5. ja 1. keelt. See tähendab, et mul pole vaja kõiki neid keeli kramplikult all hoida, vaid ainult 5. ja 1. Soovitus number 3. Katseta oma barree sõrme asendiga. Liiguta oma sõrme üles ja allapoole, et leida, kust keeled kõlavad. Oht on selles, et see lüli jääb täpselt keele peale, niimoodi, et sa ei saa keelt all korralikult hoida. Ja selle vastu aitab sõrme üles ja allapoole panemine. Barree õppimine on põhjalik töö ja see ei pruugigi esimese korraga välja tulla, aga ära anna alla, vaid jätka proovimist. Ühel päeval oskad ka sina barreed mängida.